Digitaalse naeratuse planeerimine on ravi planeerimise protokoll, kus kogume patsiendi kohta erinevad andmed kokku ja loome temasse digitaalse patsiendi ehk nii-öelda patsiendi avatari. See siis võimaldab meil digitaalselt näidata patsiendile, milline tema uus naeratus võib välja näha. Patsiendi jaoks on kasulik just eelkõige sellepärast, et ta on raviprotsessi kaasatud ja raviplaan muutub oluliselt selgemaks ja patsient näeb, milliseid protseduure on vaja teha, et soovitud tulemuseni jõuda. Esimene visiit on see, kus me teeme patsiendiga intervjuu, küsime tema soove, eesmärke, põhilisi kaebuseid ja milleks ta nii-öelda valmis on. Siis teeme suust skaneeringu, teeme röntgeni, teeme 5 fotot ja 1 video. Fotod annavad meile staatilise pildi patsiendi naeratusest, puhkeolekust ja videos annab dünaamilise liikuvuse, et kuidas patsiendil rääkides, naeratades ja erinevaid tähti hääldades hambaid näha on. Ja kui meil see esimesel visiidil andmed on kogutud, siis teemegi naeratuse disaini, millest prinditakse mudel. Mudelile tehakse šabloon ja selle šablooni abil me saame siis patsiendi olemasolevate hammaste peale proovida juba seda lõpptulemust. Ja selle lõpptulemusega teeme ka samuti fotod, video ja koostame sellest lõpuks patsiendile presentatsiooni, kus me vaatame neid enne ja pärast fotosid ja videosid ja selgitame patsiendile, et milliseid protseduure ja etappe meil on vaja läbida, et selle tulemuseni jõuda. Patsiendile on hea just selle tõttu, et ta näeb saavutatavat tulemust ette. Ta saab ise anda tagasisidet, et kas see disain temale sobib. See on läbipaistvam, sest et kõik etapid on patsiendi jaoks visualiseeritud. Näiteks hammaste nihutamine, et patsient näeb, kuidas need hambad reaalselt nihkuma hakkavad, ennem kui me hakkame seda ravi tegema. Teiseks, patsient näeb, et millistesse kohtadesse tulevad implantaadid, milliseid lisaprotseduure on vaja, kas on vaja kuskil ligeme kõrgust muuta ja nii edasi. Et patsiendi jaoks muutub see arusaadavamaks ja selle tõttu saab ta küsida küsimusi asjade kohta, millest ta muidu võib-olla ei teakski. Ravimeeskonna jaoks on oluline, et kõikidel meeskonna liikmetel oleks näha üks disain, kuhu poole me liigume, et kõik siis näiteks ortodontiline ravi, implantoloogia, kõik need siis täidavad seda ühte raviplaani, et me saaksime täpselt selle tulemuse, mida me oleme siis alguses patsiendile lubanud.